Sel korral astuvad Eesti Laulu finaalis üles väga-väga erinevad artistid. Ühed, kellel on Eurovisiooni kogemus juba oi kui palju ja teised, kes astuvad sellele lavale esimest korda. Nagu näiteks Ukrainast pärit Uljana, kes on Eestis elanud 2018. aastast. Tema loos on kuulda nii eesti kui ka ukraina keelt. Yeah, this is my first time ever participating in this competition, but it's also, like I said before, a possibility to show my music and also say thank you to Estonia, that I'm here, that I had my education and for everything. Kas oled närvis ka? Yeah, I think you see. Yeah, because my Estonian is so bad, I have so bad accent, but I'm trying to speak. Eesti Laulu tänavuste finalistide seas on 4 artisti, kes on käinud Eurovisioonil. Üks tuntumaid on loomulikult uuesti kokku tulnud Vanilla Ninja. Koos Sven Lõhmusega sai see otsus vastu võetud ja leppisime kokku kohe alguses, kui me muusikat loome. Ja kui tuleb nii hea lugu, millega võiks võita, siis läheme ja siin me oleme. Eelmisel aastal tugeva tulemuse teinud Anton ka sel aastal uuesti tagasi, sest soov Eestit Eurovisioonil esindada ei ole sugugi kadunud. Mul on see unistus, tegelikult oli olemas selles mõttes, ma käisingi eelmine aasta ka Eesti Laulule. Et inimeste peas ma olengi see türklane, aga minu jaoks ma ei ole lihtsalt niisama üks türklane, et ma olen kasvanud siin, ma põhimõtteliselt terve täiskasvanud elu olen siin ja et mu kõik pereliikmed on ka eestlased selles mõttes, et ma kindlasti tahan seda, sest ma arvan, see aeg kunagi tuleb. Vaatame, kas see on see aasta. Mitte küll päris esimest korda Eesti Laulu laval, küll aga esimest korda ise ennast esindamas on sel aastal Nöp. Jah, kuidagi vaadates viimaste aastate erinevaid artiste, alates ma arvan Marost, kui üks Portugali artist, kes esindas 2022 äkki Eurovisioonil Portugali, kelle loost ma tegin ka remixi Saudade. Et siis sellest hetkest alates mul kuidagi jõudis kohale, et et Eurovisioonil saab olla ikkagi tõsiselt lahedat muusikat, täpselt sellist muusikut, mida mul endale väga meeldiks kuulata. Ja ma arvan, et see kogemus kalibreeris võib-olla selle alge minu jaoks ära, et tegelikult sa Eurovisioonil ei pea saatma nagu Eurovisiooni lugu, vaid see võib olla lihtsalt ülilahe lugu. Nii mitmedki eurolood panevad inimesi sügavale endasse vaatama ning järele mõtlema. Praegu siuke november, nukkeraeg, majanduslikult paljudel on raske, igasugused konfliktid, viirused, et selles mõttes ei ole lihtne aeg inimestel. Et siis ma loodan, et see lugu on selline, mis tõmbab veits sellise tuhi sisse. See alustas selline hästi hoogne, hästi nagu südamlik sellise klaffi soundiga ja siis me lihtsalt rääkisime asjadest ja oma traumadest, probleemidest, et me saime aru, et kõigil on oma haavad ja me kõik üritame sellest õppida, kuidas seda mitte korduda, aga ikka mõned haavad ei saa parandada. Laura lugu sai alguse Läti laulukirjutuslaagrist, kus anti ülesandeks teha ühest laulust oma versioon. Aga meie ei lugenud ülesannet läbi. Meie nägime sealt märksõna, et mingisugune lahinguväli või midagi sellist ja hakkasime kirjutama ja mõtlesin, kulge. Äkki teeks laulu naissõdalasest. Ma kujutasin ette tseeni. Kujutad ette igasugused, mis need võitlusfilmid on. See tseen, kuidas sa jooksed mäest üles, sa kuuled müra käib, aga sa ei tea, mis sind teisel pool ootab. Ja sa lähed, süda hakkab lööma kiiresti ja see on nagu sükune võistlusmoment. Ja see laul on võtnud, see sama emotsioon, mis seal alguses on, see laul on võtnud nii palju suurema mõõtme aja jooksul. Ma olen saanud aru, et küll on naisi, kes on kokku puutunud, kas lähisuhte vägivallaga või kes lihtsalt ei julge teha, kas või ei julge kanda seda, mida nad tahaks, sest nad kardavad teiste kriitikat. Halloo! Mina mõtlesin, et ma olen täna liiga casual, mis tähendab, et liiga igapäevane. Mõtlesin, äkki peaks veidi juurde panema. Eks ole, lihtsalt ma nii tahaks, et inimesed saaks lihtsalt nagu nautida, kanda seda, mis nad tahavad, olla sellised, nagu nad on. Eesti Laulu finaalis on 12 lugu, mille valis 34 liikmeline žürii. Lood tulevad avalikkuse ette 4. detsembril.